Hei, hei! Tere tulemast järjekordsele kohvipausile. Ja taas kord ma ei ole siin üksinda. Mul on nii hea meel, kui meil käib siin grupis külalisi rääkimas erinevatel teemadel. Ja tänane teema on minu meelest väga aktuaalne. Me räägime küberturvalisusest, sest minu meelest on asjad läinud nagu nii õudsaks, et varsti enam ei usalda mitte kedagi, ühtegi sissetulevat kõne ei usalda, eriti veel, kui tuleb võõralt numbrilt. Erinevad meilid, mis postkasti potsatavad, neid ei saa ka mitte usaldada. Ja mul on üks hea lugu selle küberturvalisuse hirmutamisega just, et mul oli perekonnas selline lugu, kus kaks korda helistati telefoni peale tuttavale ja öeldi, et te olete teinud vastamata kõne. Ja siis mingi hetk liikusid sellised petukõned, kus tehtigi niimoodi, et oota, te olete mulle helistanud vastamata kõne ja nad hakkasid niimoodi edasi arendama. Ja minul juhtus siis selline asi, et mina ise helistasin ühte kohta, ma ei saanud inimest kätte. Ja kui see inimene helistas mulle tagasi, see oli võõras number, ütleb mulle, te helistasite mulle, mul oli vastamata kõne, siis minu reaktsioon oli, ahah, ma tean küll, kuidas teil need asjad käivad ja viskasin toru orgile. Pärast tuli meelde, et ma ju ise helistasin päriselt. Ehk tegelikult on nii õudne, kuhu me oleme täna jõudnud. Ja mul on hea meel, et meil on külas täna Tiia Sõmer, kellel on 15 aastat kogemust just küberturvalisuse valdkonnast. Ja ta annab meile väga väikesed nipid täna, kuidas ennast kaitsta, sest see on tõeliselt oluline teema. Sest eriti veel ettevõtjana ei ole meil vaja ju kaitsta ainult iseenda andmeid. Meil on ka klientide andmed. Kui meie kaudu ikkagi lekke tekib, siis on päris pahasti. Tere tulemast, Tiia! Tere, et väga tore siin olla ja minu meelest ka, et sellised väikesed teenusepakkujad, kes just pakuvad kõikidele teistele teenused, on üsna ohustatud ise erinevate rünnakute poolt ja seeläbi ka nende kliendid, et ma üritasingi täna selle oma jutu ka natukene sellesse konteksti panna, et kuidas see konkreetselt siis virtuaalassistente puudutab ja üldse väiksemaid teenusepakkujaid. Et vaatan, aga selle telefonipettuse jutu jätkuks, et minu enda nipp on see, et kui tuleb kõne tundmatult numbrilt, siis ma lihtsalt saadan kohe selle automaatse sõnumi vastu, et ma ei saa hetkel vastata. Helistan tagasi ja siis ma helistangi tagasi ja kui on õige kõne, siis saab selle inimese kätte, kui on vale kõne, siis ta ei vasta. Et see on selline Väga hea hea. nipp, mida nagu võib-olla esiteks kohe kõrva taha panna. Et soovitan soojalt, et mitte midagi ei ole nii kiiret, et ta ei kannataks 1 minutit oodata. Ja no muidugi, kui kellegi uue inimesega räägite, küsige kohe ja annab numbri või lepite kokku, et helistab, siis tehke kohe vastamata kõne, salvestage ära kas või ma ei tea, 5 päevaks, kui seda vaja on või midagi sellist. Aga et siis need pettused on jällegi vähem, nagu olete vähem mõjutatud selle poolt. Vot. Aga mul on ka ette valmistatud siin terve rida slaide, sest natuke räägin endast ka, et mu tagapõhi on, et ma olen olnud kaitseväes pikalt. Kaitseväes on selline ütlus, et killed by PowerPoint. Et ma üritan siis teid mitte PowerPointiga ära tappa, aga vaata, mis midagi läks valesti. Stopp. Räägid samal ajal ja teed, siis on. Ja ma just tahtsin öelda, et juba tuli tegelikult siin alguses kohe sellised väga head nipid. Ma kirjutasin kohe endale üles, et see SMS ja siis see salvestamine. Aga nad on nagu nii targad selle koha peale, et nad kuidagi tabavad meid ikkagi sellisel hetkel, kus meil on fookus mujal ja siis, et saaks juba kiiresti nagu kõne ära. Ma nüüd hiljuti lugesin ühest blogist, kus oli ka jälle sihuke küberrünnaku juhtum. Ja seal oli nagu ka hea asi, mis toodi välja, et ära mitte kunagi anna oma PIN-koode, kui sa ei ole ise helistanud kohta, kust võiks neid küsida. Et kui keegi helistab sulle ja küsib PIN-koode, siis ära mitte kunagi anna neid. Täpselt, see on ja ka üks selline kuldreegel, et kui sa ise midagi ei taha alustada, siis ära seda tee, et siis et kui sa ise alustad mingisugust tehingut, ükskõik mis see on, siis on okei, aga isegi siis ma nagu oleksin üsna ettevaatlik, sest kõike saab tänapäeval skämmida. Aga kui sa ise midagi teed, siis on suurem tõenäosus, et see töötab. Nii vaatame, kas mul nüüd toimib see asi või? Ikka on mingi screen sharing, ma üritasin küll panna ainult seda, aga te näete, jah? Ja me näeme selles mõttes seda, sa võid võib-olla natuke suuremaks äkki siis seda slaidi osad teha.
nii, protsenti. aga nüüd on slideshow või? Mm, ma näen külje peal ka neid slaide, Ah, minul näitab nüüd jällegi tervet seda. aga ma arvan, et me saame väga hästi sellega ka hakkama. nii, Okei, väga aga huvitav, ennem võib-olla siit proovida. alt seda protsenti, oh, nüüd läheb veel suuremaks natukene jah, et siis suuremaks, vot, nii, no, nõksa võib-olla väiksemaks, su nimi kadus ära. nii, nii, jah, ma arvan küll olgu, vast. jah, nii, nüüd on väga hästi. Ma ennem just proovisin, panin kõik paika, aga see alati juhtub. tehnika. jah, just. nii, aga siis nagu pealkirjaks me täna panime selle algselt siin, kui me leppisime kokku, et küberturvalisus pole raketiteadus. Ja tegelikult noh, natuke võib-olla on ju, aga need elementaarsed asjad, millega me saame kaitsta ennast 95% ulatuses tegelikult, mis puudutavad seda, mida me ise teeme. Et noh, need tõesti on väga lihtsad ja neid võiks igaüks teha. Et ei ole midagi keerulist ja natuke vaatame siis neid lähemalt. Ma räägin ka lühidalt endast, et ma juba korra ütlesin, et ma olen Kaitseväes olnud pikki aastaid, sealhulgas siis NATO-s ja Euroopa Liidus ja Eesti saatkonnas Pariisis. Pärast Kaitseväes mingi hetk sa pead otsustama, et kas sa saad kindraliks või ei saa ja mina otsustasin, et ma ilmselt ei saa ja nüüd on õige aeg midagi muud tegema hakata. Ja siis läksin teaduse poole peale, töötasin TalTechis ja uurisin küberkuritegevust ja siis tegin ära ka oma doktorikraadi. Ja nüüd ma ka töötan TalTechis väikese protsendiga ja uurin samamoodi küberkuritegevust edasi, et kuidas siis kurjategijad toimivad ja just mis need ongi need inimlikud faktorid, mille peale nad mängivad, kui nad meid püüavad võrku püüda. Ja siis teise poole ajast töötan Nortalis, kus ma teen ka siis küberturvalisuse teadus- ja uurimistööd. Aga ma väga pikalt ei räägi, kes tahab, võib küsida pärast järgi. Nüüd sissejuhatuseks, et mis on meil eelmine aasta toimunud Eesti küberruumis, et intsidente on väga palju. Et ma seda ei ole välja toonud, aga 2021 aastal oli ainult kuskil 2000 intsidenti. Et siis 2024 oli 6515, et see kasv on nagu väga suur. Ja kui te vaatate seda pilti, siis saate ise ka vaadata, enamus neid ründeid on siiski inimeste vastu. Õngitsusründed, pettused, kasutajakontode ülevõtmised, et sellised asjad on põhimõtteliselt nagu ikkagi 3/4 kõikidest rünnakutest ja nad on olnud edukad, et mõjuga intsidendid siin tähendavadki siis seda, et noh, et millel on mingisugune reaalne mõju, et kas siis on andmeid varastatud, raha varastatud või midagi muud sellist. Ja 2025 kohta ametlikku statistikat pole olnud, aga räägitakse, et novembri lõpu seisuga oli juba 10 000 intsidenti. Et need kasvud on ikka väga suured, et 21 aastal 2000 ja 25 aastal 10 000, et see on nagu väga-väga suur tõus. Et osa sellest on kindlasti see, et inimesed annavad rohkem teada, aga see ei ole kindlasti ainus põhjus. 25 aasta lõpu, novembri lõpu statistika on Riigi Infosüsteemi Ameti poolt ka siis see, et 27 miljonit eurot on olnud Eesti inimeste ja ettevõtete kahjud. Et seda on ikkagi nagu väga palju. Ja noh, võib-olla mõtleme, et need miljonid on nagu suured ja võib-olla meid väikse ettevõttena väga ei puuduta, aga tõenäoliselt väikesed ja mikroettevõtted, et kui meil isegi 1000 eurot läheb või 100 eurot läheb, et see võib olla nagu üsna arvestatav osa meie siis tulust. Et see on ikkagi nagu väga suured summad ja sellepärast peabki nagu nende peale rohkem mõtlema. Viimasel ajal meil hästi palju räägitakse telefonipettustest, ma natuke räägin nendest ka, aga mitte väga palju. Et no see ei ole ainus kuriteoliik, et see on nagu selline asi, mis on väga-väga tunda ja näha. Et me kõik teame kedagi, kellega on midagi juhtunud või me oleme vähemalt ajalehest lugenud, kui me isiklikult ei tea. Et noh, neid on väga palju ja õnneks neist räägitakse nüüd, kuigi see toob jälle teistpidi probleemi, et on teatud hulk inimesi, kes arvavad, et see ei olegi päris asi, et ainult riik ja pangad siis annavad kuidagi kellelegi infot ja siis sealt kaudu varastatakse inimeste tagant, et noh, see kindlasti ei ole niimoodi. Aga see on mitme otsaga asi alati. Ja siis, kui vaadata nüüd 23-24 võrdlust, siis seal on ka näha konkreetselt, et 24 on nagu väga palju suurem igas kuus olnud see intsidentide hulk. Ja ma arvan, 25 siia kõrvale panna, siis see on samamoodi kolmandiku võrra sellest punasest jällegi suurem, et me läheme iga kuu kõrgemaks. Ja kui nüüd vaadata neid kuusid, millal midagi on toimunud, siis no kõige rohkem on olnud detsembris ja juulis, et no igaüks võib ise oma järeldused teha, mis siis toimus. Ja siis oktoober ja märts, et no see
suvepuhkused, jõulupuhkused ja koolivaheajad. Et need ajad, kui inimestel ongi mitu asja peas, nad mõtlevad miljonile muule asjale ja siis tulebki mingi ootamatu kõne või ootamatu kiri ja siis kogemata vajutad PIN-koodi. Kõik viimased juhtumid, millest on räägitud, on ka ju inimesed on ise öelnud, et ma tean ju küll ja ma olen rahatark ja ma olen kuulnud sellest kõigest ja ma arvasin, et minuga ei juhtu, aga meil kõigil on mingisugune nuppu vajutades võib midagi juhtuda. ma arvan, et täna on vist võib-olla juba see, et mitte, et minuga ei juhtu, vaid küsimus on, millal see juhtub. Ja küsimus on, millal see juhtub ja tegelikult küsimus on, et kas sa oled selleks valmis. Mida sa siis teed, et no see ongi nagu kõige olulisem küsimus, et mida sa siis teed, et jah. Et kindlasti mingil hetkel, ma usun, et tegelikult me kõik oleme mingid skämmikõnesid või skämmi e-maile saanud. Et noh, midagi on juba juhtunud, aga jah, just see, et me midagi lõpuks teeme, see võib ka juhtuda üsna niimoodi kiiresti. Aga siis virtuaalassistent, ma väga palju teie tööst ei tea, et natukene olen uurinud ja olen mõnede virtuaalassistentidega kokku puutunud. Aga mis ma olen siis nagu aru saanud on see, et noh, te haldate mitme ettevõtte e-posti, võib-olla faile, kalendreid, sotsiaalmeediat, võib-olla raha, kõiki erinevaid asju, et ja noh, see ei ole ainult üks ettevõte, vaid see on mitu, et näiteks mul endal oli üks veebilehe haldaja, kes tegi ka tööd nagu mitmele ettevõttele ja siis noh, temaga sattusime ka rääkima küberturvalisusest, ja ta ütles, et täitsa lõpp, et kui nüüd keegi minule siia häkib sisse, siis on ju kõik need veebilehed ohustatud. Ja nii ongi, et tegelikult virtuaalassistent on ka nagu osa nii-öelda usaldusahelast. Et see üks konto või see üks seade, mis sul on, et see võib olla nagu siis nii-öelda värava või uks kõikide klientideni. Ja noh, turvalisus muidugi saab olla lisateenus, mida te pakute ja see oleks väga tore, kui te ka turvalisust pakuksite. Et ma usun, et see oleks nagu kasulik kõikidele osapooltele, aga tegelikult see võiks olla ka töö osa. Ehk siis, et noh, tõenäoliselt, kui mina kunagi võib-olla võtan virtuaalassistendi, siis ma kindlasti tahaksin lepingusse kuskile sisse kirjutada ka selle turvalisuse osa, et kui on minu kontodega tegelemine, siis teised kontod on kinni. Aga kuidas seda järgi korraldada, seda ma ei ole päris täpselt uurinud, kindlasti on võimalik. Aga tõenäoliselt ei ole lihtne. Turvalisusega on ka alati nii, et kui midagi on väga turvaline, siis ta on väga ebamugav või väga raske nagu igapäevaselt teostada. Ja kui ta on väga mugav, siis ta ei ole turvaline. Et kõik need kompromissid tuleb enda jaoks läbi mõelda, mis on need riskid, mis siis kaasnevad. Ja oluline siis on meeles pidada, et kui sinu endaga midagi juhtub, siis juhtub see kohe ka sinu klientidega. Et kui ühe kontoga midagi juhtub, siis see võib mõjutada kõiki kliente korraga. Ja ründaja siis põhimõtteliselt kasutabki sinu usaldusväärsust, on ju, et kui midagi tuli õnnelalt, on ju, siis ma olen täitsa kindel, et see on õnnela, meiliaadress on kõik õige. Ja järelikult ongi kõik õige, et noh, keegi muutis kuskil pangakonto, järelikult tuli õigest kohast, järelikult see ongi õige. Et see risk ei ole üldse teoreetiline, et kõik need ründajad ei otsi midagi keerulist, et nad otsivadki neid lihtsaid võimalusi, kuidas midagi rünnata. Et nende jaoks on ka märksa keerulisem mingisugune tehniline lahendus välja töötada, et suurt ettevõtet rünnata või siis, et mingit turvaauke kuskilt uusi otsida, et no nende jaoks on ka see keerulisem ja kallim. Palju lihtsam on rünnata inimest, sest noh, see lihtsalt toimib. Ja mis on need siis nii-öelda rünnaku pinnad või noh, kuidas saab siis meid rünnata, et noh, neid on põhimõtteliselt mitut sorti asju, aga võtmekohad on ikkagi e-post, see on kõige esimene asi, sotsiaalmeedia kindlasti ja pilveteenused igasugused, kõik, kus on sisse logimine. Samamoodi raamatupidamist tarkvara, kõik muud sellised asjad, kus on sisse logimine paroolidega. Erinevad seadmed, et arvutid, telefonid, aga kodukontoris ka ruuter, igasugused IoT seadmed, kõik need külmkapid, tolmuimejad, kohvimassinad, kõik, mis on võrgus. Ja loomulikult ka brauserid ja siis lisaks sinna veel kõik pluginate ja äppide maailmad, kui me räägime kas või veebilehe haldused või millest iganes. Tööstiil. Kodukontor, väga suur rünnakute või no, ohtude allikas, kohvikukontor, veel suurem rünnaku ohtude allikas, et avalikud wifi'd ja siis kas või turvakaamera pilgu all töötamine, teiste silmad, kas siis aknast või kuskilt mujalt. Ja siis väga oluline on see, et infovarad, mis info meil üldse on ja kus me seda hoiame, et kui me ei tea, mis meil on, siis on väga lihtne meid šantažeerida lunavara rünnakutega näiteks.
enam levinud ründed või enam praegu levivad ründed on siis eelkõige Eestis pettused, telefonipettused, arvepettused, tegevjuhipettused, investeerimispettused. Ma arvan, te olete kõik sellest kuulnud, ma ei hakka neid väga pikalt lahti seletama, ütlen lihtsalt lühidalt, telefonipettus on siis need skämmkõned kõik, mis tulevad. Tervisekassa, Maksuamet, mis meil siin kõik liigub viimasel ajal, Elektrilevi, Enefit, kõik sellised asjad. Arvepettus on siis see, kui keegi saab näiteks, oletame, meilikontole sisse ja siis sealt kaudu siis hakkab muutma neid just andmeid, mis teil seal kuskil attachmentides on. Tegevjuhipettus on siis, kui tegevjuhi nimel hakatakse saatma asju, murtakse kuskile sisse jällegi. Kõik need on tavalised parooli hügieeni tõttu. Investeerimispettus on siis, kui meelitatakse investeerima kuskile, kiired kasumid kohe homme. Lunavara on veidi spetsiifilisem ja Eestis see nii väga levinud ei ole, et eelmine aasta oli 11 juhtumit, aga Lääne-Euroopas on see nagu väga levinud praegu, mis siis tähendab, et jällegi murtakse kuskile sisse ja krüpteeritakse teie andmed ja küsitakse nende lahti krüpteerimise eest raha. Uuemad on ka niimoodi, et öeldakse, et isegi ei vaadata krüpteerima, lihtsalt öeldakse, et meil on teie andmed, et kui te ei taha, et need homme on Delfi esilehel, makske meile raha. Ja väga palju ründeid on ka uuendamata kontode ja seadmete ja tarkvara kaudu. Ehk ega ründajad ei võta üksikult ette mingisugust inimest, kas sind või mind, et nad võtavad kõik need kõik need vanad tarkvara haavatavused, mis on ja turvaaugud ja siis automaatselt skanneerivad kogu maailma internetti ja siis, kui juhuslikult satub sinu või minu arvuti sinna nende seadmete hulka, siis on suur šanss, et midagi kuskilt tuleb. Ja kuidas siis need ründed tulevad, on peamiselt telefoniga, e-mailiga või siis sotsiaalmeedia kaudu. Kõik need asjad, mida me iga päev kasutame, mida me kasutame alati kiirustades mingit teist asja paralleelselt tehes. Et siis need on kõik põhimõtteliselt ohud, mis siin on loetletud, aga tuleb nagu mõista, et mis see siis risk on. Et oht on see, et kõik need pettused ja igasugused sissehäkkimised, aga risk iseenesest võib olla madalam, et kui te ka sotsiaalmeediat ei kasuta, siis see sotsiaalmeediast tulenev oht on suhteliselt 0. Siin kommentaarides küsitakse sellist asja, et miks nad tihti tahavad WhatsAppi kohe mõnuga üle minna, et minu meelest see Telegram on ka vist selline rakendus, ma tean, et seda tegelikult kasutatakse ka päriselt õigete asjade ajamiseks, aga minu jaoks on see punane lipp ja mina ei julge kunagi kuhugile Telegrami kirjutada. Aga just siin on küsimus, et tahetakse hästi kiiresti minna selle vestlusega WhatsAppi üle. Seda on raskem jälitada, sest WhatsApp ei ole seotud ühegi teenusepakkujaga nagu Elisa või Telia või Tele2, et ta on internetipõhine ja seda on raskem jälitada. Ei ole võimatu, aga kuna siin on tegemist hästi kiirete asjadega, siis igasuguste nende tavaliste teenusepakkujate kaudu on numbritele, isegi kui nad on muudetud ja võltsitud, lihtsam jälile saada kui siis WhatsAppi kaudu. Ja muidugi tuleb siis meeles pidada, et ükski ametiasutus kunagi ei võta WhatsAppi kaudu ühendust. Et see on ka kohe punane märk, kui keegi ütleb, et lähme kuskile mujale rääkima. Ja muidugi, kui pettusest rääkida, siis pätid on ikka üsna targad, et nad guugeldavad, et ongi meil politseinik, see, ma ei tea, Juhan Kask või kes iganes, teevad selle töötõendi veebist võetud info põhjal valmis ja näitavad ja kui te vaatate seda, siis ongi päriselt samal ajal guugeldate, jah, see inimene ongi olemas. Et ega nad ei ole rumalad, et natukene ikkagi teevad eeltööd. Ja kõikide märkide järgi tundub, et on täitsa inimesed Eestis olemas, kes sellega tegelevad praegu. Või midagi küsimusi? Praegu küsimusi rohkem ei ole. Aha. Et sa siis sega vahele, kui ma liiga... Ja. Ja siis põhimõtteliselt, kui intsident hakkab levima, siis tekib doominoefekt, et mingi üks asi juhtub ja sellest lähtuvalt tuleb 100 muud asja. Erinevad pettused, kui kogemata sisestada ühe PIN-koodi kuskile, sellega saab siis logida sisse sinu eesti.ee-sse, sinu panka, sinu teise panka, sinu ettevõtte kontole, võib-olla kuskile mujale, mis on seotud selle konkreetse Smart ID-ga näiteks või mis iganes. Ja siis sealt kaudu saab juba teha teisi asju, kui Eesti e-kontosse mõtlete, et hakitakse sisse, mis seal ikka, et saab näha infot. Aga see info võib olla allikaks paljudele teistele rünnetele. Näiteks saadakse teada sinu retseptiravimeid, sinu pereliikmeid, sinu
elukohad, ettevõtted, kõik muud asjad. Ja see on võib-olla allikaks siis tulevastele rünnetele. Paljud inimesed, kes on siin nüüd olnud peaaegu pangapettuse ohvriks langenud, ütlevad, õnneks midagi ei juhtunud. Aga et nad jah, logisid sisse minu eesti.ee-l, et siis ma alati olen öelnud, et olge ettevaatlikud nüüd järgmine aasta või paar, et see järgnev rünnak võib tulla mingi aja pärast, et tehakse veel täiendavat info otsimist, et okei, sul on laps, kelle nimi on, ma ei tea, Mart ja siis otsitakse, et ahaa, Mart käib sellises koolis näiteks ja sellises huviringis ja siis ta käib seal ja nüüd ta läheb klassiekskursioonile Helsingisse näiteks. Täpselt õige hetk rünnata, et last ei saa kätte, õpetajat ei saa kätte, mitte midagi ei saa kätte, dokumendid, raha kõik läinud. Et otsitaksegi selliseid hetki ja kõik info, mis me ise paneme üles kuskile, et see on siis see, mida kasutatakse ära. Et üsna lihtne on inimesi avalike allikate järgi jälitada. Me ülikoolis tegime, korra andsime õpilastele ülesande, et otsige välja kõik info, mis te minu kohta leiate. Siis see on nagu uskumatu info, mis leiti, et ma ise ka ei teadnud, et sellist asja on võimalik leida. Ja kui seda leitakse legaalselt, siis mis nad veel illegaalselt leiavad. Kui e-post võetakse üle, siis saab kliendile saata igasuguseid asju, arvet, mingisugust linki või kiiret palvet sinu nime alt, et palun tee kiiresti ära, et nad jälgivad, kuidas te olete ennem omavahel suhelnud, kasutavad sama keelt, et täna AI-ga on seda väga lihtne juba teha. Et siis võivad olla konkreetselt juba rahalised kahjud või siis ka mainekahjud ja muud asjad. Pilve ligipääs samamoodi, kui ei ole midagi piisavalt turvatud, siis saab sinna ligi, faile saab kopeerida, kustutada, krüpteerida ja sealt juba tuleb siis intellektuaalomandid ja muud asjad, et kui kliendi kõik, ma ei tea, koolitusasjad, mis ta on teinud mitme aasta jooksul hävib ja tal kuskil mujal neid ei ole, siis on nagu suured probleemid. Ja sama parool mitmes kohas, et see ongi alati katsetatakse, et saadakse ligi sinu Gmailile, proovitakse, äkki saab Facebooki, äkki saab Instagrami, äkki saab kuskile kolmandasse kohta. Ja tavaliselt inimestel on 4 kohas sama parool keskmiselt. Ja minu meelest hästi palju me ju logimegi sisse kas Facebooki kontoga või Gmaili kontoga, et mina nüüd teadlikult olen hakanud ikkagi, kui ma lähen mingisse uude keskkonda ja seal on võimalik logida sisse nagu selle e-postiga ja parooliga, siis ma olen alati hakanud seda kasutama selle asemel, et ma läheks lihtsama vastupanuteent ja läheks Gmailiga või Google'iga sisse. Ja igatepidi mõistlik, aga eks siin ongi jälle kompromisse turvalisuse ja mugavuse vahel. Et mis see oluline on, et kui seal on mingi pangakaart seotud asjadega või hästi palju andmeid, siis muidugi tasub panna eraldi parool, aga samas kui sa lihtsalt mida loed Postimeest ja Delfit sama parooliga, siis ei ole väga suur õnnetus, kui see ei ole su emaili konto parool. Aga jah, see sisselogimine on hästi mugav, aga tuleb enda jaoks siis kalkuleerida, mis need ohud ja riskid seal on. Ja muidugi kodukontor, kui te teete kodus tööd, siis enamus inimestel on vaikeparoolid ruuteritel, vaikeparoolid igasugustel IoT-seadmetel, kasutatakse sama võrku kogu perega, lapsed tõmbavad mingeid videomänge kuskilt alla, suhtlevad kellegiga, võib-olla toimub midagi kahtlast, võib-olla ei toimu. Ja kui see kõik on ühe parooli all, siis võib sattuda kuskile, keegi pääseb sisse mingisugusele, ma ei tea, lapse mängukontole ja sealt läbi liigub siis võrgus edasi, et see ei ole väga raske neil liikuda ja siis tulla teie tööarvutisse. Aeg liikub armutult. Probleemid tavaliselt tulevad majja kas siis niimoodi, et te teete midagi või et ei tee midagi. Et kui te teete midagi, siis on see, et vastate kõnele, vajutate linke, avate mingeid manuseid ja kui te ei tee midagi, on see, et ei kasuta turvalisi paroole, ei pane mitmefaktorist autentimist, ei tee uuendusi, ei lukusta seadmeid, ei varunda, ei kasuta korralikku viirustõrjet, ei uuenda. Et kõik need asjad, põhimõtteliselt 2 võimalust, kuidas midagi juhtub. Aga kõik on seotud meie igapäevase kasutamisega. Ja ma vaatan, mis siin on olulisemad asjad, et ennem kui pooleni on aega, on ju. Saame kenasti hakata, kui läheb natuke üle. Ei ole olnud. Ma vaatan, mis siin oluline on ja räägin selle ära, aga muidu lähen kiiresti üle, et kahju ei ole alati ainult rahas, et tavaliselt inimesi kõnetab see, kui me räägime, et raha kaob ja tuhanded ja miljonid ja sajad on ju. Aga tegelikult on eriti väikesemate teenusepakkujate puhul suurem kahju võib-olla maines, usalduses ja selles, et kogu töö lihtsalt seiskub, et sa võid tööd uuesti alustada, sa võid raha uuesti teenida, aga mainet ja usaldust sa ei saa tegelikult väga kergelt tagasi.
et see on, miks peaks nagu hoolima selle eest. Nii, miinimum turvasoovitus on see, et kaitske oma peamist e-posti ja pange igale poole, kus võimalik, mitmefaktoriline autentimine. Tavaliselt on kahefaktoriline praegu igal pool olemas, mõnes kohas on ka kolmene. Et peamine email üliturvaliseks, sest peamise emailiga saab kõiki teisi kontosid ju uusi paroole seadistada. Ja siis kontrollige alati, et kas varu e-postid ja telefonid on ka seal seadistatud. Number 2, siis pange omale paroolihaldur. Soovitan soojalt, teeb elu palju lihtsamaks. Ja seda saab jagada perega, kui teil on kuni 5 inimest vaja jagada, siis need on need tavalised perepaketid ja üsna lihtne. Ja tegelikult muidu nad ei ole ka kallid, mingi 5 või 10 eurot, aga see meelerahu on palju suurem. Siis uuendused automaatseks, see on nagu ülilihtne asi teostada ja see on see, mida te võite kõigile klientidele ka lisaväärtusena pakkuda, et teete seda ära. Et vanad turvaaugud, kus siis ei ole uuendatud tarkvara ja riistvara, et need on ründajate lemmik ligipääsud ja see on kõige lihtsam koht, kus neil kuskile pääseda. Ja siis tasub alati varundada ära oma andmed kõik, et siis teil on mingisugune varukoopia. Kui teil on ainult pilves, siis pange kuskile füüsilisele kettale. Kui teil on kõvakettel, siis pange pilve ja mingile kolmandasse kohta veel. Ja siis aeg-ajalt kontrollida, kas see varukoopia ikkagi töötab. Et see aitab siis vähendada kahju. Kiire plaan, et kui midagi juhtub, 15 minutit, väga lihtne, katkesta internetiühendus. Samm number 1, alati ära lülita arvutit või telefoni välja, ta peab alati sees olema. Kui sa lülitad välja, siis kaovad kõik tõendid. Siis lukusta oma kontod, et kui sul on mitu seadet, siis arvuti katkestad netiühenduse ära, siis telefonist lukustad kõik või vahetad paroolid või mis iganes, aga kõige olulisem, et see seade, kus sa märkasid, et midagi kahtlast on, sellest katkesta internetiühendus. Ja siis muidugi, kui sul on kliendid, teavita neid, mis tähendab siis, et kui sa teed oma varuplaani või kriisiplaanis, sul peab olema klientide nimekiri kuskil paberi peal ka, mitte ainult arvutis. Ja oluline aspekt, ära varja midagi, et kõik tuleb niikuinii välja. Kui sa kiire ja läbipaistvana tegutsed, siis mainekahju on kindlasti väiksem. Mis saab siis täna veel teha on, et kõigepealt oleks ülioluline, paljudel inimestel seda ei ole või enamus inimestel pole, kaardistada ära oma seadmed ja kontod ja infovara ja sama asi, mis sina ka ütlesid, et kuidas sa kontodesse sisse logid, kuidas sa seadmed sisse logid, et kas sul sisse logimine ongi Google'i või Facebooki kaudu, et seda sammu kindlasti tänase päevaga ära ei tee, seda ei tee isegi nädal aega ära, et see võtab ikka 6 aega, kui sa pole kunagi teinud. Et järjest avastad mingeid uusi kontosid, mis sul on ja mis on seotud Facebookiga või siis Gmailiga või millega iganes. Et neid linke omavahelisi on nii palju ja ma ise hakkasin seda tegema, kui ma jõudsin 50-ni, siis ma siin käed üles ütlesin, et ma rohkem ei tee, siis tegin 6 pärast uuesti edasi. Et see lihtsalt võtab väga palju aega, et sellega tasub arvestada, aga see on kasulik teha ja siis kaardistada ka, milline info kuskil on. Et siis, mis sul on Drive'is ja mis sul on kõvakettel ja mis sul on telefonis ja kõik muud. Siis muidugi paroolid, mitmefaktoriline autentimine, paroolihaldur, kui te seda usaldate ja kasutate, et väga hea paroolihaldur on ka lihtsalt selline märkmik. Et ärge siis ainult kandke seda läpakaga samas kotis, et kui on võimalus, et selle kuskile unustate. Mis iganes te usaldate, millist paroolihaldurit. Kõige olulisem on see, et paroolid oleks turvalised ja erinevad ja määratage automaatsed uuendused, ekraanilukk ja siis tehke varundus. Ja siin ma olen toonud veel, et 10 käsku, aga ma seda ette lugema ei hakka, et selle me võime saata. Ja mis ma siit, selle viimase toon välja, see 10+1. Et mõelge välja siis oma intsidendiplaan, et kui midagi juhtub, mis on need esimesed sammud, et arvuti välja, ma ei tea, helistad IT-poisile ja siis teatad sinna kuskile politseisse või kuhu iganes, aga mis on need esimesed sammud, kes on see esimene inimene, kellele sa helistad, mis on see esimene asi, mida sa teed. Need on kõige tähtsamad ja tavaliselt nende kaudu saab siis hästi palju edasist kahju ära hoida. Trendid on see, et kõik läheb järjest hullemaks, ma hakkasin väga pikalt peatuma, tehisintellekt muudab kõike veel kergemaks pättide jaoks ja turvanõrkused kasutatakse ära väga kiiresti. Tarneahela ründed suurenevad, mis tähendab, et siis tarneahel olete ka teie virtuaalassistendina seal ühe ettevõtte tegevusahelas ja et läheb hullemaks ennem kui läheb paremaks.
ja kohe selle siin eelmise slaidiga mul tekkis see mõte, et peaks nagu kriitiliselt mõtlema või selle üle-eelmise slaidiga, et kas ma ikka pean igale poole oma konto tegema, et kas mul nagu päriselt on vaja igale poole minna igasugustesse äppidesse, et pigem juba alustada sealt seda kriitilist mõtlemist, et no kas ma pean igale poole tegema konto. jah, kui sa e-poest midagi ostad, siis tihti pakutakse, et tee omale konto, on ju. Aga kas on vaja? Saad niisama ka Ja. osta. Või siis hästi mingid äpid tulevad kuskil, no kasuta, ma ei tea, mis värv sulle sobib riietes. No sotsiaalmeedias ju pidevalt tulevad, jube äge oleks ju proovida, aga kas tasub, on ju. Ja teine, mis ma mõtlesin ka, et me oleme perekonnas rääkinud seda, et kui justkui helistatakse nagu perekonnaliikme nimelt või noh, siis täna on ju see AI, kes päriselt võibki kloonida su hääled ja kõik, kui sul on see interneti avarduses olemas, et perekonnaga kokku leppida mingisugune salasõna või parool, et noh, et see, et siis sa saad aru, et kas ta on nagu päriselt see inimene, kes seal väidab, et on. Ja meil on ka see kokku lepitud, et isegi 4-aastasega annab seda kokku leppida, et mis see parool on, et ja mis ta siis teeb, kui noh, avalikus kohas midagi juhtub, sama asi. Et mis teha. Ja absoluutselt, see on kindlasti oluline. Ja no mitte seda siis levitada kuskil, on ju. Absoluutselt, jah, et see panna sinna märkmikusse, mis ei ole läpakaga ühes kotis. Just. Et tegelikult on see päris õudne ja päris hirmutav ja sellepärast on mul ka ülihea meel, et veebikool tegelikult on võtnud käsile selle ja koos sinuga läbi viimas ju küberturvalisuse õpiprogrammi, mis no täna kuulates kõike seda, no see on juba täiesti vajalik, et see peaks olema juba sama loogiline ja osa, kui on ettevõtluse alustamise ABC. Need peaksid juba nagu käsikäes käima. Et jagame seda õpiprogrammi linki ka siia kohvipausi alla, et päriselt mõelge selle peale, et võtke see aeg, tehke need asjad korda. Seal on 2 erinevat paketti, seal juba saad ise need baasid paika panna, kõik see kriisiplaan. Ja Tiia räägib seal lähemalt, veel sügavamalt nendest asjadest, et see ei ole tegelikult täna naljaasi, mille peale tasuks lihtsalt mõelda, et minuga ei juhtu. Et tegelikult juhtub. Ja, et siin kui sa jagad lingi välja, siis siin veebilehel on toodud välja, et mis asju seal täpselt kajastatakse. Et esimene pakett on lihtsalt baasiline, mis te saate siis nagu enda jaoks teha. Tegelikult saate seda kasutada ka klientide jaoks. Aga siis teine pakett on siis see, kuidas te saate küberturvalisuse teenust pakkuda. Ja siis seeläbi seda nagu sellest raha ka küsida rohkem. Just, et valikus on 2 erinevat paketti, et päriselt mõelge oma asjadele otsa, et kas see investeering on selles mõttes tõesti siis nii palju, kui vaadata neid miljonid, millest pärast sa võib-olla ilma jääd. Ja see, mis sa ütlesidki väga õigesti, on see mainekahju on minu meelest veel hullem. Okei, see raha rahaks, aga mainekahju on ikkagi päris kehva ja see ei taastu üleöö. Kuule, aitäh, Tiia, et sa tulid meile seda teemat valgustama, aga nagu siin kommentaarides käiski läbi kord, et ma ei tea, kas ma enam julgen üldse arvutit lahti teha või telefonikõnesidki vastu võtta. Aga noh, muutume ise teadlikumaks ja teeme lihtsalt iseendast kõik olenevad, et me saame olla turvalised. Liiga paranoiliseks ei maksa muutuda, aga tervislik annus paranoiat on siin nagu vajalik. Super, aga aitäh sulle veel kord, Tiia, tulemas ja minge sinna lingi peale ja päriselt tehke see investeering ära ja olge turvalisemad. Mõnusat esmaspäeva teile. Tšau!